Hei, Maria siin ning nagu te pealkirjast juba loete, on tänane video seoses käekoti organiseerimisega. Tänases videos ma näitan teile enda nippe ja trikke, kuidas ma enda käekoti korras hoian ja ka seda korda säilitan, mida ma igapäevaselt kasutan, ning kuidas ma ka korrastan enda teisi kotte ja kuidas ma neid hoiustan. Ma kõigepealt räägin siis ära enda koti kogumiku, mis mul on tarvis, mida ma kuidas hoiustan. Ehk siis võtame kõige suurema. Mul on spordikott. Siia sisse, seda ma hoian enda garderoobi üleval riiulil. Siia sisse ma panen enda seljakoti. Neid ma kasutan suhteliselt harva, aga ma hoian siin. Siis mul on trenni tegemiseks ja jalutamiseks selline spordikott, kuhu sisse saab siis panna telefoni võtmed ja selle ümber keha. See on väga praktiline. Siis mul on veel selline vöökott ja selline kott, väiksem nii-öelda, kus mul mahub väiksem rahakott ja telefon võtmed, et siia mahub rohkem asju, siia mahub põhimõtteliselt ainult telefon ja pangakaarte niimoodi. Aga ma hoian kõiki enda neid väiksemaid kotte või kõiki kotte, mis mul on siin sees, mida ma siis ei kasuta. Ja mul on 2 rahakotti, mul on üks selline väiksem ja siis mul on üks suurem, mis mul on hetkel kasutuses, aga seda ma hoian ka siin sees. Nii et kõik kotid, mida ma hetkel ei kasuta ja ei vaja, on mul kõik selle koti sees ja ma hoian seda enda garderoobis üleval riiulil. Nii, mida ma kasutan, on selline suurem kott. See on juba natukene kulunud, aga see on väga hea kott. Hästi hea suur kott, sellega see on nagu sellepärast hea kott, et ma panen siia sisse tavaliselt enda läpakakoti, sest mulle ei meeldi, et läpakas saaks ilma kotita, kuigi ta on ümber. Panen siia sisse tavaliselt enda läpakoti ja siis näiteks kaamera, muud sellised vahendid, mis mul on vaja kaasa vedada, et selline hea suur kandekott. Aga tegelikult ma kasutan seda kotti, siis see seisab mul, või see ripub mul garderoobis nagi küljes ja siia sisse ma panengi siis teised need kotid, mida ma viimati olen siis näiteks kasutanud, et mul on siin sees arvutikott. Ja samas ma vahel panen ka seda suuremat kotti sinna sisse, mida ma hetkel ei kasuta, aga siit seest on kohe hea võtta. Et KonMari järgi peakski kotte hoiustama teineteise sees, et hoida nagu ruumi kokku. Nii, see oli siis mu koti kollektsioon nii-öelda, mida ei ole väga palju. Need siis olid kõik minu kotid, käekotid, spordikotid, seljakotid, mis mul on olemas ja mida ma ka regulaarselt kasutan ja need tõesti pakuvad mulle rõõmu väga palju. Aga igapäevaselt ma kasutan siis seda käekotti või kui mul ei ole tarvis tervet käekotti kaasa võtta, et kui ma lähen poodi või lastel järele, siis ma kasutan lihtsalt rahakotti. Siia vahele mahub mul telefon ja võtmed on mul taskus, nii et piisab ka mul täiesti sellest rahakotist vahel. Aga ma tahtsin rääkida sellest, et kuidas siis organiseerimispõhimõtete järgi teha enda käekott võimalikult funktsionaalseks ja seal sees olevat süsteemi siis ka korras hoida. Kõigepealt ma tahan siis meelde tuletada, et ei ole olemas ainuõiget korrastamise viisi. Ma näitan teile siis enda meetodit, mis minu jaoks toimib. Võib-olla teie jaoks toimib midagi muud ja kindlasti on teie kotis muid asju, mida minul ei ole, aga et ei ole olemas ühte ainuõiget viisi. Nii et seega see on ainult puhtalt minu soovitused, minu näpunäited, mis minu jaoks toimivad. Nii, ma näitan siis teile, mis minu käekotis kõigepealt üldse on. Siin on võtmed. Siin on pastakas. Siin on olemas ka märkmik. Ma praegu loen selle märkmiku pealt enda märkmeid. Siis on mul rahakott siin. Siis mul on üks krippkotike, kus sees on minu tabletid ja need desinfitseerivad antiseptikumid. Siis on mu käekotis, siin suuremas sahtlis, on päikseprillid. Süsteem on see, et kui mul on need prillid ees, siis siin sees on päikseprillid või siis vastupidi. Ja siis on 2 kotti. Nii, siin sees on kõik juhtmed, elektroonikavidinad, ehk siis kõrvaklapid, akupank ja telefonilaadja. Niimoodi ma saan nad korraga välja võtta, hästi mugav. Ja siis on väike nii-öelda meigikott.
siin sees on, ma kohe näitan, lõhnaõli, 2 suure läiget tuulepulka, siis on Blistex, 2 patsi kummi, siis on vatitikud, küünenahatangid, pintsetid, näts, hambaniit ja väike peegel. Ja see ongi kõik, mis minu kotis on, nagu igapäevaselt, et need on tüüpasjad, mis mul on kotis. Ja minu nagu süsteem on see, et kui ma tulen koju ja ma olen siis käekotiga nagu väljas olnud, siis ma selle käekoti panen alati enda garderoobi nagisse, sest et ma ei taha, et ta kuskil teistel ees oleks ja samas kui ma alati sinna nagisse panen, siis ma nagu kiirelt käin läbi. Ma ei võta kõiki asju välja, mis on nagu KonMari järgi peaks olema, et sa alati tühjendad enda koti ära, aga kuna mul ta seisab korras ja see süsteem minu jaoks toimib, siis ma võib-olla lihtsalt käin läbi, vaatan. Ma olen tekitanud nagu ühe vahe siia vahesse, et mis on nagu see, mis ma koju tulles näiteks pean ära panema, ära viskama. Et kindlasti ärge hoidke käekotis mingeid tšekke, mida teil vaja ei ole, ärge võtke neid üldse poest. Kui te reaalselt, ma ei tea, toidupoes olete, no kas teil on seda vaja, ärge võtke, pigem risustate enda käekoti. Või siis pange tõesti rahakoti vahele ja tühjendage seda ka nagu tihti, sest paljude probleem on ka see, et rahakott on jumala sassis. Minu rahakott näeb välja selline. Siin on sularaha, siin on minu kaardid, siin on minu mündid ja that's it. Siia vahele ma panen enda telefoni. Et mul on ka siis siin vahel on mul tšekid, kui ma peaks neid nagu alles hoidma. Et mul on vajadus neid alles hoida ja selles mõttes nad nii-öelda on mul ees, et kui ma selle rahakoti peaksin koju tulles lahti võtma, siis ma saan kohe need tšekid nagu ära panna. Ja peenrahaga kindlasti on ka see, et vaadake Instagramis mul on üks pilt, kuhu alla ma rääkisin sellest, et KonMari süsteemi järgi peaks peenraha alati jõudma rahakotti, et ärge koguge seda hoiupõrsesse, kassasse. Sest et see tekitab teile kohustust siis raha kunagi nii-öelda panka viia või reaalselt ära kasutada. Aga kui te panete alati mündid rahakotti, siis te igapäevaselt need kasutate ja need on ringluses. Et ärge nagu müntidele mingit muud väärtust andke, kui et need on puhas raha. Ja kuidas üldse, kui te nüüd tahaksite enda kotti korrastama hakata, võite seda teha. Võtke kätte. On olemas minu jaoks 5 etappi. Kõigepealt tehke kott täiesti tühjaks. Laotage kõik asjad välja, siis sorteerige ära, mida teil reaalselt on tarvis käekotis hoida, mis on täiesti ebavajalikud, siis tehke nendest kategooriad. Et näiteks meikäelsed ühtehunnikus, nagu minul olid need elektrilised juhtmed, elektriarvikud, juhtmed, laadjad, kõrvaklapid, akupank, mälupulgad näiteks pange teise hunnikusse. Ja võib-olla teil tulevad veel mingid hunnikuid, no minul olid ka rohud, ütleme näiteks, ja siis 4. on hoiustage neid võimalikult siis ühe kategooria asjad ühte väiksemasse kotti. Ja kui on võimalik, siis pange nad püstiselt, et te neid näete, teil on neid hea võtta. Ja 5. etapp on siis see, et panete nad, kui te olete need juba tagasi pannud kotti, siis lihtsalt te peate seda korda säilitama, et proovige luua endale süsteem, vaadake, kas see toimib teie jaoks. Kui mingid nagu sahtlid või nii-öelda vahet teile ei sobi teatud asja hoiustamiseks, proovige ümber, aga proovige seda nagu säilitada mingi nädal, 2, et kui lõpuks te selle endale kätte saate, siis see kord lihtsalt peakski säilima. Et minul nagu ta säilib, see märkmik käib mul ka siia vahesse. Ja mina olen nagu enda käekoti süsteemiga rahul. Paljudel on ka sellised kotid või näiteks nagu oli see kott, et on üks suur sahtel. Et siin on üks suur sahtel, siis selle jaoks ma soovin näiteks, et seda oleks parem organiseerida, et isegi võib nagu nende kottidega, aga veel paremaks organiseerimiseks ma soovitan osta endale selline sisu sinna. Mina kunagi ostsin ühe AliExpressist, et nad ei maksa väga palju, võib-olla on kuskilt ka Eesti poest saada, ma ei tea seda. Et uurige, aga need ei maksa palju. Et sinna sisse saab eraldi, see on erinevad taskud, et saate võib-olla sellega siis enda kotti ära organiseerida. Sellised olid siis minu nipid ja trikid koti organiseerimise kohta.
ma loodan, et ma vastasin kõikide küsimustele või siis soovidele, mis nad teada tahtsid. Ja kui teil on mingi küsimusi veel, siis kirjutage mulle või kirjutage alla kommentaaridesse. Ma vastan teile kindlasti. Ning selleks korraks on kõik. Näeme juba järgmises videos. Yeah, yeah. Hey. Am I dreaming or this is real life? Yeah. Am I dreaming or this is real life? Yeah. 'Cause in my feelings it just feels so right. Yeah. Please tell me not dreaming. Don't wanna live a lie. I just saw you and don't believe it. When you smile, my heart just freezes.